minu meelest üks kõige tähtsam asi, mis me, kui me 10 aasta tagust referendumit vaatame, ongi see, et valitsusel tekkis või ütleme selle jah poolel tekkis ikkagi kohustus hakata meiega vaidlema. Seepärast, et nad pidid veenma avalikkust. Nad oleksid võinud täpselt samamoodi nagu tänapäeval, neil ei ole mingit vajadust avalikust veenda. Need populaarsuspunktid võivad olla ükskõik kus, senikaua kuni neil ei ole vaja saavutada mingisugust konkreetset paberi peal olevat tulemust. Ja nad kartsid kaotada, nad pidid astuma väitlusse meiega. Ja nad pidid astuma väitlusse selle jaoks, et veenda avalikkust referendumil jah hääletama. Ja see oli nagu kõige suurem saavutus, mis see referendumi toimumine oli. Teine suur saavutus, mida ka juba Ivar mainis, on see, et Eesti avalikkus, ma arvan, oli üks paremini informeeritud avalikkus kõikidest neist 10 riigist, kes astusid Euroopa Liitu, nendest probleemidest ja riskidest, mida Euroopa Liit endaga kaasa toob. Kui me võrdleme Lätiga või Leeduga, kus 80% inimesi läks jah häälega välja, siis neil ei olnud halb üllatus, mis neil oli ikka palju suurem. Meie ikkagi suutsime rääkida. Mõne sõnaga võtaks kokku ka, et kui me rääkisime sellel, mis olid need põhilised teemad, kus minu meelest me täiesti ilmselgelt nägime ette 5 aastat, nägime ette 10 aastat ja ma võin ka väita, et nägime ette 20 aastat, ehkki seda me saame hinnata nüüd 10 aasta pärast. Me rääkisime väga palju suveräänsusest, aga valitsus üritas jätta muljet, et suveräänsus on abstraktsus, et sellel ei ole mingisugust tegelikku, ütleme tänapäeval tegelikku praktilist väärtust, aga meie rääkisime sellest, et suveräänsus on rahapoliitika, suveräänsus on piiride kontrollimine, suveräänsus on migratsiooni kontrollimine, tööjõu liikumine ja Ivar mainis ära siin väljarände ja need naeruväärsed numbrid, mida meile pakuti selles osas, kui palju siis rahvast Eestist ära läheb, mis olid 10-20 kordselt mööda, eks ju, tegelikult ja mis meile vastu tol korral öeldi. Teie tahaksite Eestile piiri peale panna, et umbes jälle raudse eesriide. Ei, me ei tahaks. Aga me tahaksime seda, et meil oleks teatud heidutused, et inimestel ei oleks lihtsalt niisama, et täna paneb käed taskusse, läheb Soome bussijuhiks, et tal oleks ikkagi esimene valik oleks otsida Eestis eneseteostusvõimalusi ja äraelamise võimalusi, mitte tal ei oleks nagu kõige lihtsam valik Eestist ära minna. Ja sellel mündil on teine pool, mille eest me tookord juba ka hoiatasime, mida tol ajal väideti, et pole üldse probleem, Eesti on ju külm ja siin ei ole sotsiaaltoetusi ja see on sisseränne, mis ka tookord ikkagi need numbrid, mis meile pakuti või kui üldse mingeid numbrid pakuti, siis need on ikkagi 10 ja mitmekümne kordselt mööda pakutud. Millest me rääkisime tookord ja see oli selline väärtuste üle vaidlemine. Et meile ju räägiti, kuidas me tahame olla euroopalikud ja nagu Ivar ka mainis, et see euroopalikkus siis pidi tähendama seda, et Euroopa Liit esindabki euroopalikkust, mille peale meie vastuväide tookord oli ikkagi, et ei tähenda. Euroopa Liit oma väärtustes on paduliberaalne, vasakpoolne ja toob meile vägisi kaasa homopropaganda, mida tol ajal naerdi välja, sellist asja pole olemas, mis te nalja teete, see on ainult Hollandi mingisugune väike kiuksed, ei. Kus me täna oleme? Aga see tookord oli üks meie argument, mida ma ütlesin, et meie neid euroopalikke väärtusi ju ei taha ometi ja öeldi, et mis need on skisofreenikud või paranoikud. Me rääkisime väga palju sellest, et mida tähendab Euroopa abirahade puhul põllumajandustoetused, et me ei hakka saama, mitte kunagi me ei hakka saama selliseid toetusi, nagu saavad mitte ainult hispaanlased või prantslased, vaid ka poolakad. Me ei hakka lihtsalt saama. Jälle naerdi välja ja loomulikult alguses on mingid väiksed üleminekuperioodid. Me läheme 3. eelarveperioodi ja ei ole näha ka, et me hakkaks saama võrdset toetust, mis tähendab siis sisuliselt seda, et Eesti põllumajandus on pidevalt dumping surve all ja suretatakse järk-järgult välja. Me näeme, kuidas väikefarmid kaovad, kuidas maa ja suurfarmid lähevad välismaisesse omandisse, nii et selles mõttes see, et Eestis on näha jälle põllud on haritud ja kallid traktorid on põllul, see ei ole Eesti põllumajandust päästnud selles mõttes, ei Eesti maaelu otseselt päästnud. Ja see olevat pidavat ära reformitud olema ja just. Teine suurepärane jutt, mida me kuulsime, siis me hakkame olema laua taga ja ise otsustama, kuidas määratakse põllumajandustoetusi. Me oleme 10 aastat selle laua taga olnud ja ei ole näha, et me oleks üheski otsuses oma huvisid kas kaitsnud, ma lõpetan ära siis, ja oleks oma huvisid kas kaitsnud või siis kuidagi suutnud üldse neid isegi defineerida.
veel üks oluline asi, millest me rääkisime, millest mitte keegi ei olnud nõus seda kuulma või möönma, oli inflatsioon. Et kui räägiti sellest samast majanduskasvust, et hakkab kasvama, siis me hoiatasime kohe, see ei ole mitte majanduskasv, vaid mull. Et kui me astume, meil oli ennem Euroopa Liiduga liitumist keskmine majanduskasv aastas kuskil 4-5%. Kahekordistus vahetult peale, eks ole, 2005-2006 aasta hüppas seal mingi 12-10% peale. Ja me hoiatasime 2003, et meil tuleb majanduse ülekuumenemine, mis lõpeb krahhiga. Me hoiatasime seda kohe ja selle peale naerdi jälle välja, et me ei tea mitte midagi, mitte millestki. Ja kui siis öeldi, et siis hakkavad tõusma meil palgad, jah, palgad tõusid, aga nad pidasid vaevu sammu inflatsiooniga ja nüüd 2008-2010 aasta, eks ole, tegelikult olid palgad langesid meil ju tegelikult Euroopa Liiduga liitumise aegsele tasemele. Nii et me oleme siis 10 aastat tühja tuult tallanud selle majanduskasvuga. Me hoiatasime maksutõusu eest. Meile räägiti, maksud on siseriiklik asi, ärge muretsege. No kes on meile määranud elektriaktsiisid? Kes on meile määranud gaasiaktsiisid? Kes on meile määranud CO-kvoodid? Kes on meile määranud kõik need jubedad, nõmedad maksud, mis on tõusnud kogu aeg nii-öelda parempoolse ja madalate maksude maksuvaba reede valitsuse ajal? See on tegelikult tulnud meile Euroopa Liidust, me hoiatasime 2003 selle eest ette. Me rääkisime väga põhjalikult, rääkisime me julgeoleku teemal. Ma mäletan ise, kuidas tol ajal toimus niisugune tõsine vehklemine teemal Vene kaart. Kuidas meile üritati selgeks teha, eelkõige Ilves rääkis meile, kuidas peale 2004. aastat ei ole enam olemas Eesti-Vene suhteid. Polegi olemas sellist asja nagu Eesti-Vene suhted, on Euroopa Liidu ja Vene suhted. Mida me tookord ütlesime on see, esiteks, see ei pruugi meile kasulik olla. Sest et sakslased ja prantslased ei aja meie eest meie asja. Ja teiseks, meie asukoht maailmakaardil ei muutu 2004. aastal. Me jääme ikka venelaste naabriteks ja meil on ikka probleemid venelastega. No kas on kadunud ära piiril sabad? Kas on kadunud ära venelaste kius WTO-s kuidagi meie kaubandusega? Ja kas meie liikmelisus Euroopa Liidus aitas ära hoida pronksiöösid või kas kuidagi on Euroopa Liit meie suhteid, mida me näeme ja mida me tookord hoiatasime, oli see, et Euroopa Liit võtab suhetes, Eesti ja Vene suhetes alati instinktiivselt Moskva poole. Ja kui me vaatame oma piirilepingu teemalisi arenguid, kui me vaatame oma keeleseaduse allakäiku, oma kodakondsuse naturalisatsiooni protsessi, seda nii-öelda integratsiooni, siis on see täiesti ilmne. Kõigile meenutan, et 2007. aastal vahetult peale pronksiöid oli Ansipil pikk südamlik vestlus Angela Merkeliga, peale mida läks lahti massiline laviin punaprofessorite poolt siis kantud, aga niisugused valitsuse poolsed heakskiitu või niisugused vaikivad heakskiitu saavad eestlaste vabandamine venelaste eest sellele, et kuidas me ikka küll oleme nii pahad inimesed. Et see oli asi, millest me tookord palju rääkisime, mis on nagu raudselt minu meelest meie rääkisime asjast ja vastaspoolse jah-pool propaganda oli lihtsalt täielik mull. Ja üks asi veel, ma lõpetan kohe ära, üks asi veel, millest me tookord väga palju rääkisime ja mis üldse ei klikanud, mis kahjuks üldse nagu ei võtnud vedu, me rääkisime Euroopa Liidu põhiseadusest, mis oli tol ajal juba valmis kirjutatud, me rääkisime sellest, kuidas isegi kui referendum annab heakskiidu Eesti liitumisele nendel tingimustel ja see referendumi tingimused, mis tingimustel me võime liituda Euroopa Liiduga, olid väga ranged tingimused. Seal oli väga selgelt kirjas, Eesti võib liituda ja olla Euroopa Liidus tingimusel, et Eesti põhiseaduse aluspõhimõtteid ei riivata. Ja me juba tookord ütlesime, aga Euroopa Liidu põhiseadus, Giscard d'Estaing'i põhiseadus, mis nüüd hiljem nimetati ümber, mis hääletati maha Hollandis ja Prantsusmaal ja Iirimaal ja nimetati ümber Lissaboni lepinguks, mis võeti Eestis parlamendi poolt vastu enam-vähem 80 poolthäälega või peaaegu 90-ga, rikub Eesti põhiseadust otsast lõpuni iga päev. Ja millest me ka rääkisime, üks asi veel, mida keegi ei uskunud, oli see, et me ütlesime kallikesed, jah, võib-olla esimesed paar aastat on niimoodi, et meile makstakse seal, meid nii-öelda makstakse kinni meie seda sisseastumist, aga tuleb aeg ja see tuleb väga kiiresti, kui me hakkame kontribuutoriteks, kui me hakkame Euroopa Liidule peale maksma. Ja alates päevast, kui Eesti parlament ratifitseeris ESM-i, on see juhtunud. Nii et kõik need ennustused me nägime ette, me oskasime hoiatada rahvast, me isegi suutsime kogu oma piiratud ressursside juures, ütleme siin kolmandiku valijaskonnast või neist, kes hääletama tulid ära veenda ja ma arvan, et see oli tegelikult isegi hea saavutus, aga kõige suurem saavutus oli ikkagi see, et me need asjad välja käisime, et me saame tänapäeval öelda, me ju hoiatasime. Ja me saame tänapäeval öelda, et
kui tuleb jälle lagedale Ilves oma luuludega või Ansip oma mingisuguste roosamullikeste jutukestega, tähendab, nende inimeste juttu ei saa tõsiselt võtta. See nii-öelda register näitab, et nad panevad kogu aeg puusse ja meil on alailma olnud õigus. Ja see on olnud 10 aastat selge, kellel on õigus, kes räägib asjast. Nii et ja kui siin oli küsimus, et kuidas me tänapäeval debati uuesti üles saame, ega teistmoodi ei saa, kui me sunnime jälle europooldajad oma positsiooni kaitsma sellisel moel, et nad peavad need nii-öelda hääled kätte saama. Siis tekib jälle tõsine debatt. Aga nad tunnevad ennast väga mõnusalt ja nende jaoks